Selleks, et mõista, kuidas kardisport Eestis on arenenud senisele tasemele, peame esmalt sukelduma ajas 61 aastat tagasi. Täpsemalt aastasse 1962, mil toimus esimene kartautovõistlus Eestis. Toivo Sappas, tema pinginaaber Peeter Kilemit ja Arvi Sappas mõtlesid, et häbi minna nii pisikest asja laenama. Pandi pead kokku ja tulemus oli esimene mikroauto vabariigis. Nii täitsid Tallinna teise keskkooli poisid esimese lehekülje veel puhtast peatükist Eesti motospordi ajaloos. Peamised esikohtade ründajad on külalised Riiast, Jelgavast, Ventspilsist ja mujalt. Peame pöialt masinale 77. Pisara võtab silma, kui keset kõige paremat sõiduhoogu oma poiste masin kukub perutama. Kuid külaliste tallad on sama libedad. Ja 77 juhib jälle. Võistluste üllatusvõitjaiks tulid Tallinna koolipoisid. Toivo Sappas sündis 23. mail aastal 1944. Teda peetakse Eesti kardispordi isaks ja läbi aegade üheks legendaarsemaks võidusõitjaks. 50 aastat hiljem meenutab Toivo kardispordi väljakujunemist Eestis just positiivses võtmes. Kus teil omal ajal see mõte üldse tuli, et karti hakata ehitama? No me kunagi juba keskkoolis ehitasime ühe nii-öelda kolmerattalise pisiauto. Seile Rants tegi suure niisuguse avastuse, et kuulge poisid, et miks te siin, me tegime neid väikseid vormeleid, aitasime teha palju, õppisime. Ja siis hakkasime seal seda Ansu ja nende juhendajate koosolek juures, nii-öelda karti ehitama. Ja palju meie, aga põhi oli see, et poistel oli tööd ja õppida. Nii see asi läks sinna. Aga tähelepanu see riistapuu äratas ikka kohe võib öelda? See oli niimoodi, et meie saime selle kardi õige lähel valmis, sest mujal juba ka ehitati, aga nemad ei jõudnud valmis. Me olime esimesed, kes selle valmis said ja läksime võistlustele, sellepärast see oli esimene võistlus üldse. Sõprusliukene näidis start Komsomoli staadionil 7. jaanuaril, oli see. Ja see oli ikka suur asi, sest rahvast oli palju ja sõita oli kohutavalt vägev, sest poiste värk, mis on vägev värk. Eestis hakkasid hoogsasti valmima kartautod, koos millega moodustusid esimesed kardimeeskonnad ning ka kardisõiduks kohandatud spetsiaalsed rajad. Aasta tagasi oli Eestis ainult paar sellist pisiautot. Nüüd on kartinguteks ristitud liikuvaid raame juba nagu seeni. Üksinda Kalevi vabariiklike karikavõistluste finaalist võttis osa 30 sellist masinat. Võistlused peeti Kadrioru ringteel. Iga 200 meetri järel loomulik või kunstlik kurv. Sõit üle kummi toob miinuspunkte. Kiiremad mehed tegid sirgel 80 kilomeetrit tunnis. Saja 75 kuupikulistel oli parimaks Kalju Mölder Põltsamaalt. 125-listel võitis tallinlane Väino Allipere. Esimesed Eesti NSV meistrivõistlused kartautode ringraja sõidus peeti 1963. aastal Kohtla-Järvel, siinsamas. Võisteldi 2 masinaklassis, 125 kuupsentimeetriselt kartautod ning 175 kuupsentimeetriselt kartautod.
Suurem osa sellel aastal võistlenud kartautosid leidsid enda lõpu Vanarava hunnikus. Eestis on säilinud kõigest mõned eksemplarid, millest viimase taastasid endisesse võistlusvalmidusse Haapsalu entusiastid. Üheks Haapsalu entusiastiks on legendaarne kardisportlane Mati Kivi. Proovime teha järjest Eesti nagu karditehase, autoremondi tehas oli ta vanasti. Proovime teha selle toodangupillid nagu kõik, kui leiame, ega see on väga keeruline. Kui leiame, siis proovime need asjad ilusaks teha ja vastava ajastu mootori ja vastava ajastu rehvi proovime alla saada ja nii ta toimib. Mina olen 71. aastat selle ala lähedal olnud ja sõitnud ja näinud seda asja kõike ja et käed on otsas, pingid on olemas, kui ei ole õiget asja, siis teeme järgi, teeme uue tüki sinna külge. Nii ta käib. Tänu Vanaravast päästetud raamile sai taastatud väike osa Eesti kardispordi ajaloost. Siit sai alguse 1962. aastal valmistatud kardi restaureerimine. Lausus paar sõna vaid ja mul ulatas käe. Püüa hetk
saabub päev, mil üksi jääs. Et unest ärgates kord enda ümber tühjus näes.